Ati Kallikorm, teie osalemine on mõnevõrra üllatav, et Europarlamendi valimistel. Millest selline otsus? No kuskilt peab alustama ja kuna praegu on Euroopa Liidu valimised ja kandideerimine ja ma Isamaasse astusin eelmise aasta lõpupoole ja mul seda aega ja energiat hetkel on, siis nii see otsus sündiski. Kui aga peaks juhtuma, ootamatult hästi läheb ja tuleb kohe oma poliitilise karjääri alguses minna sellisesse kohta, mida paljud ütlevad, et see on poliitiline pagendus, et ei segaks Eestimaa peal toimuvat? No esiteks ootame ja loodame, et valitakse. Selle nimel ju kandidaadid töötavad ja kui see nii peaks juhtuma, siis ma ütleks, et minu jaoks on see väga suur väljakutse ja au saada sinna. Nii et oskan tööd teha ka Brüsselist. Et edukas inimene tuleks poliitikasse, siis reeglina on tal mingisugune sõnum. Mis on see sõnum, millest oleks Isamaa ilma, kui Ati Kallikormi seal ei ole? Minu sõnum on olnud praegu küll see, et kogu Euroopa Liidu toimimismehhanismi vaadeldes on liiga palju bürokraatiat. Me peame selle bürokraatia vastu võitlema, me peame vähendama ülereguleerimist ja me peame tooma appi talupoja mõistuse. Ja seda mul kõik on ja seda ma kõike hea meelega oma parteiga jagan ja Eesti rahvale. Ja kas me saame seda teha ka siin Kodutanumaal või peab seda alustama Euroopa poolelt? Eks seda tuleb ikkagi Eestis alustada ja seda ma ka teen. Ma kirjutan arvamusartikleid seinast seinani kõigest sellest, millele ma Eestis kaasa elan ja oma väikese panuse läbi erakonna sisese demokraatia ma annan ka Eestimaal. Mis on need tugevad teemad, millel järgnevatel kohtumistel tasub esitada küsimusi, teades siis ette, et tulevad ettevalmistatud ja pädevad vastused? No eks ikka tuleb rääkida sellest, mida ma enne olen teinud ja need küsimused ja teemad on kindlasti seotud majandusega, tervishoiuga, kultuuriga, eestlusega, eestimeelsusega, et need on need teemad, milles ma hea meelega kaasa. Aitäh ja edu! Aitäh!